Tanel, milline suurepärane päev, kuidas sa ise selle kokku võtaksid? Eks natukene ikka oli raske minu jaoks, et ma ei olnud nagu kuidagi selle kiirusega veel väga harjunud, kuna tsiklitrenni on väga vähe olnud tegelikult ja algul oli selles mõttes raske sükene nagu hommikul veel porine ka, et siis ei olnudki sellist kiirust veel ja siis kui esimene sõit tegelikult sükene kuiv trajektoor oli sees, siis oli tegelikult kiirust nagu silmes nagu päris hull ja teine sõit nagu nii hea stardi jälle ja olin esimene ja siis eks taga mingi madistamine käis natukene, see andis mulle hingamisruumi ja siis ei pidanudki kõike, kui täna 3 sõitu, siis tuli natukene nagu mõistusega võtta see teine sõit, et kõike mahlasi kohe välja ei paneks ja viimane sõit siis tuli anda ennast enam-vähem kõik, aga niimoodi, et turvalise piires, et ei tahtnud väga niisugust apsakaid teha, sest tegelikult nagu sõrmi nagu väga hästi ei tundnud, et surisesid ja kes sikliga on sõitnud, saavad aru sellest natukene, et ei tunneta ei sidurit ega esipidurit ja siis midagi lollakat asja ei tee, et käsi lenksukiirust lahti tuleks. No sa enne mainisid ka, et selle 2 nädalat tsiklitrenni teinud. Kus see kiirus tuli, sest sa ikkagi ju võtsid tänaselt päevalt kõik, mis võtta oli? On see kogemus, aastatepikkune kogemus või, sest et sa ikkagi tuled ja võidad? Eks mingil määral ikka kogemus ja see keskendumine selle jaoks, aga ma ei oskagi täpselt seletada, et jah, tahan niimoodi midagi öelda, pärast on kellegi pärast mossis. Keskendumisest siin rääkides, siis sinu 2 poega ka samamoodi sõidavad, üks 85 klassis, teine 125. Kuidas niimoodi krossidel on? Saad sa täielikult oma sõitudele keskenduda samal ajal, kui sa tegelikult pead oma poistele ka vaatama, kuidas nad sõidavad, nõu andma? Poisid on tegelikult number 1, et minu sõidud on tegelikult ausalt öeldes sõidetud, et kui nagu tänagi tegelikult ma kordagi midagi banaani olen söönud ja joonud väikene vett ega ka söögipausid on kõik vahele jäänud, et kuna üks poiss on enne mind ja naine jättis ka söögiga hiljaks ja jäid küll, aga hiljaks tegid oma söögipausi mulle. Ma pidin sulle helistama, et tule tegema, siis ma juba oligi hilja, siis ma ei saanudki süüa. Ei saanud, küll ma pastat sain pärast natukene paar ampsu. Siit tuleb pikem jutuajamine kodus ilmselt. Ja siis jah, poiste, ma tahan ikkagi näha, kuidas poisid sõidavad ja asjad ja kui minul ei õnnestugi ja ei võidagi või midagi teha ei ole, et kui ma liiga selle energia enda peale kulutan ja poisid lohakile jätan, ega siis sealt ka niimoodi ei tule, et ja seal on natukene veel vaja pussimist ja tegutsemist, et vaadata kaugele nad jõuavad, et järgmised 2 aastat on väga olulised aastad. Kuidas sa praegu nende kiirusega rahul oled? No Travis on kiirusega väga super praegu, et enesekindlus ja asjad on tal väga head. Tal on ka natukene peab starte lihvima, aga ta on viimasel ajal kuidagi väga suureks kasvanud, et kuigi vanus on alles 13, et ja kui selle käpa saab, siis ees minema saaks, mõtlen nagu maailma mastaabis, siis võib sõita seal top 5 poodiumile küll tegelikult, et aga eks see aeg näitab. Kui tagasi minna sinu sõidu juurde, siis kuidas sa tänase rajaga rahul oled? Kusjuures tegelikult esimene sõit oli natukene niisugune üks jälg. Teine ja 3. sõit hakkas tegelikult niisuguseid variante oli, aga Eesti rajad peaks tegelikult tehnilisemad olema, kui meie poisid kunagi tahavad üldse maailmas läbi lüüa, et kui meil Eesti meistrivõistlused, siis ma saan aru, me peame arvestama veteraanide asjadega, aga kui see on Eesti meistrivõistlused ja me tahame kasutada pealekasvu, et kuskil läbi lüüa, siis nagu nüüd oligi Euroopa tsooni võistlus Hollandis, siis kes tulevadki sinna, saavad aru, mis tegelikult on krossirada, et võib-olla kuna mul ongi niisugune ka põhi all võib-olla sellistes radade pealt, kui tuled Eestisse lihtsama raja peale, siis 38-aastaselt võingi veel võidu sõita, et niisugune erinevus on. No tegelikult järgmine nädalavahetus on ju juuniorite MM tulemas. Mis sa arvad, kuidas poisid selleks valmis on? No ei oskagi öelda, ei taha midagi ära sõnuda, et Travis tundub rohkem valmis, Sebastianil peaks olema niisugune oleneb pinnasest, kas niisugune pinnas, nagu täna siin on, siis Sebastian see pinnase peal peab rohkem vaeva nägema. Hästi, aga samas, et temal läheb
Sebastianile ma mõtlen seda, et juuniorite MM-il läheb keeruliseks selles mõttes niisugune, et mingit tulemust teha, et imet välja ei ime, ma arvan, selle nädalaga. Aga Travis võib üllatada, ma arvan. No sind krooniti Pärnu kuningaks. Kuidas on plaanis seda tähistada? Ma ei teagi. Täna ühele sõbral sünnipäev, ma vaatan, kas ma jõuan. Aitäh ja palju õnne veel kord! Aitäh!